Vaatame, ma ütlen, et ma olen laivis. You are now live. Väga äge. Andke kohe tagasisidet selle kohta loomulikult, kas te kuulete Martinit eelkõige, mitte mind. Ja see on see põhiprobleem, et Remot ikka on kuulda. Aga kuidas meid mõlemad kuulda? Mul meeldib see, et me räägime täna planeerimisest, aga teist korda juba me ise planeerida niimoodi, et ma olen autos. Ja kindlasti oleme üle planeerinud järelikult. Ja. Võib oleme alaplaneerinud. Aga see näitab ka seda, et plaanid muutuvad. Paraku. Nii on. Ma kuulen ise ennast päris kõvasti, aga ega vist selle vastu ei saa midagi teha. No ja siit poolt tundub kõik õige igal juhul. Kusjuures nüüd ei kuule enam. Väga hea, aga mis seal ikka, kell on 7. Nii et tere tulemast kõigile, kes tulid kuulama. Ja täna me räägime siis planeerimisest ja räägime ka siis üleplaneerimisest. Et niisugused kaks asja, mis vahel käivad koos. Aga hakkame ikkagi algusest peale, et mis see planeerimine on ja miks seda planeerimist üldse vaja on. Et väga selgelt meie kogemus või meie nagu see kaitseväe kogemus ja kõik muu, mis me oleme teinud, näitab seda, et planeerima peab meeskonnana ja planeerima peab põhimõtteliselt riigiga, kes seda asja tegema hakkavad. Seal on muidugi väikest tagad, et see on võimalik kuni mingi piirini, mida suuremaks üksused lähevad, mida suuremaks organisatsioonid lähevad, seda rohkem on paraku see, et ikkagi juhid teevad mingid plaanid ära ja siis neid plaane antakse edasi. Ja ma ei saa enam lõpuni nagu kõiki kaasata. Aga seal on jällegi meetodeid, mida tegelikult saab kasutada ka madalamatel astmetel, igas osakonnas, igas meeskonnas tegelikult saab jätta seda paindlikkust. See on see hajutatud juhtimine, millest me ka räägime, ehk siis 4. printsiip juhtimises, et kasutage hajutatud juhtimist, usaldage oma inimesi ja laske neil ise oma plaanid teha. Aga kui ma toon näiteks FTX-i näite, et FTX-il kes siis käinud ei ole, see on see praktiline juhtimiskoolitus, mis me teeme maastikul, eks anname relvad kätte, tavaliselt kuskil 12-15 inimest osaleb seal. Ja mis me teeme on see, et me määrame 3 juhti, üks on siis selle meeskonna juht ja 2 tükki on tiimijuhid, ehk siis 3 juhtivat rolli. Me võtame nemad kõrvale ja anname nendele ülesande ja kogu informatsiooni. Ja siis on nende otsus, kas nad teevad selle ülesande ära kolmekesi, see planeerimise kolmekesi, arutavad läbi kiiresti, siis lähevad kõigi ette ja annavad nii-öelda plaani juba esitluseks. Ja mis me näinud oleme, et enamus teevad ikkagi kolmekesi plaani ära ja siis üks esitleb seda plaani. Aga tegelikult, kui osad grupid teevad vastupidi, lähevad kohe kogu grupi ette ja räägivad ära, mida nad tegema peavad hakkama ja teised saavad kuulata nende planeerimisprotsessi ja saavad sinna mõne küsimusega sisse öelda, siis tegelikult see selgus plaanis tekib palju kiiremini. Ehk siis, kui ma ise olen saanud plaani teha, kui ma ise olen sellest saanud kaasa rääkida, siis ma usun sellesse plaani palju paremini. Ma saan aru, miks mingid etapid tekkisid, ma saan aru, miks mingi osa sealt on oluline või ei ole oluline ja kusjuures see on väga suur roll kusjuures vahel edukusel. Paraku ikka tõde on see, et kui plaan ellu rakendatakse, kui see esimene lask nii-öelda käib, esimene mis iganes detail tootmisest tuleb või esimene arendustöö tehakse nii-öelda ära, siis kõik muutub tavaliselt. Sest olukord muutub, vastane, meie konkurent, turg, klient, kõigil midagi tavaliselt muutub. Kui natukene aeg läheb edasi, mul muud infot tuleb peale, ma pean olema paindlik. Ja kui ma ei ole ise seda plaani teinud, kui ma ei ole ise saanud panustada plaani tegemisse, siis ma ei saa lõpuni aru, miks mingi asi seal vajalik on ja ma ei saa aru, millal ja mida ma võin muuta. Ehk siis sellepärast on äärmiselt oluline see, et kaasake kõiki plaanidesse. Ja ettevõtted samamoodi, et näiteks Covidi ajal ma olin Treodi tegevjuhi asetäitja. Kui Covid tuli, iga plaan, mis meil tehtud oli, läks põhimõtteliselt metsa, eks ju. Seal mitte midagi enam ei klappinud ja me pidime hakkama jooksvalt muutma, aga kuna me olime ikkagi kaasanud väga palju neid inimesi oma plaanide tegemisse, me oleme just teinud oma aastaplaanid, me oleme teinud erinevad sellised planeerimisetapid, siis tänu sellele me saime ikkagi suhteliselt kiiresti ree peale tagasi,
muidugi hästi ei olnud seal midagi, aga me saime kohaneda vastavalt oludele nii hästi kui võimalik, eks. Et see on igas valdkonnas on täpselt sama, et need muutusi tuleb nagunii ja muutuste vastu me ei saa. Me peame olema paindlikud oma plaanides. Sellepärast on kindlasti vaja plaani teha üldse. Kui me plaanime, kui me teeme neid kõiki ükskõik kas ajakavasid, etappe, muid asju, siis kus kohast tuleb see üleplaneerimine? Üleplaneerimine põhimõtteliselt tähendab seda, et me viidame rohkem aega plaani tegemisse, kui vaja oleks. Ehk siis me võib-olla kas siis üritame liiga täpselt panna paika detaile, liiga täpselt teha seda ajakavad või midagi muud, eks ju. Mõnes mõttes on see, et see on vajalik, eks ju, väga detaili minna plaanides, sest siis me õpime. Et mulle üldse meeldi selline mõte, et me ju teeme õiget asja, et vaatame, kuidas läheb. Kui ma vaatan, kuidas läheb, siis mõnes mõttes ma saan alati 100% tulemuse. Ma näen, kuidas läks, eks ju, aga ma ei õpi sealt tegelikult midagi. Eks kui ma ikkagi teen enam-vähem etapid, ma teen ajakava, siis ma saan aru, miks ma selles püsin või ei püsi, siis ma saan järgmine kord olla selles täpsem. Ma saan enda tegevuses minna palju täpsemaks ja mis on oluline, ma saan riske manageerida, siis riske vähendada tänu sellele, et ma suudan täpsemalt planeerida. Aga kus see nüüd piir läheb, eks see on see tasakaalu leidmine, et kui palju mul ei ole mõtet nagu detaile minna ja kui palju ma pean ikkagi seda tegema. Ja see on paraku valdkonniti erinev, et ma ei saa kindlasti öelda, et nüüd täpselt, ma ei tea, tund või 2 või 3 päeva pead seda tegema. Et hea ütlus on, mida me kasutame, et tavaliselt plaani tegemiseks, kui mul mingi olukord on, eriti kaitseväe mõttes taktikaline olukord, siis juhil läheb aega plaani tegemiseks 45 sekundit. Mul tuleb mingi uus olukord, mingi probleem, siis minu esimene see analüüs kiiresti, mis ma oma enda sees teen, ma tegelikult, kui mul on hea kogemus olemas sellel alal, ma olen enda eriala ekspert, siis mul läheb 45 sekundit ja ma tean, mida teha tegelikult. Ja nüüd edasi on see, et kui palju ma saan seda algset ideed paremaks, kaasates teisi ja kõike seda muud. Et loomulikult saan paremaks, eks ju. Aga me kasutame niisugust 80-20, eks ju, see Pareto printsiip, et selle 80% ajaga, või tähendab 20% ajaga ma saan 80% tulemuse. Ja siis selle ülejäänud 20% tulemuseks, et seda veel ideaalsemaks plaani saada, läheb mul 80% aega. Seda oleks joonisena teile pannud varem näidata, kes ei ole kuulnud, siis Pareto printsiip, guugeldage, see on väga laialt kasutuses erinevates valdkondades. Et tõesti see on põhimõtteliselt näide, eks ju, kui ma olen sportlane, ükskõik mis ala ma hakkan tegema, ma saan suhteliselt heale tasemele päris kiiresti. Aga nüüd seda lõpu sellist 20 või isegi 10 või seda, et ma saaksin mingil alal olümpiavõitjaks, see on nagu meeletult suur töö, eks ju, ja see on aastad, mis ma pean tegema, et saada sinna kõige paremaks, eks seda viimast 1 või 2%, eks. Ja selleni jõudes, siis kus siis lõpuks aru saada, kas ma planeerin üle või mitte. Kui ma hakkan tegutsema ja kõige olulisem ongi võib-olla seal, et hakka tegutsema ja siis sa saad aru, et kas sa oled läinud liiga detaili või mitte. Et kui ma hakkan tegutsema, ma saan aru, et kõik kohe muutub. Ma saan aru, et kõik juba läks kõik metsa, eks ju. Okei, olukord võis muutuda, aga paraku ka see, et ma lihtsalt ei suuda oma ajakavas püsida näiteks või ma ei suuda nagu kõiki detaile ette mõelda. Kui see hakkab korduma pidevalt, siis järelikult sa planeerid liiga palju. Järelikult planeerid liiga palju detaile ja selle tegelikult mõtet ei ole. See ei aita sind enam kaasa. Ja ikka siis muud ei ole teha, kui et planeeri natuke vähem. Pane natuke vähem aega planeerimise detailide peale, pane ainult suured etapid näiteks paika kõigepealt. Okei, pane suured etapid paika, siis pane väiksed etapid. Seal on muidugi suured versus väiksed etapid. Et öeldakse, et selliste väikeste etappidega on tunduvalt lihtsam jõuda kaugele, eriti kui ma ei tea seda lõpptulemust. Sest ma saan pidevalt plaani muuta selle töö käigus. Et kui ma planeerin kõik väiksed etapid kuni projekti lõpuni ära, siis on täitsa võimalik, et see viimane kolmandik näiteks või viimane pool on kasutu, sest kui ma jõuan poole peale, on olukord nii palju muutunud, et mul ei ole sellest lõpust enam midagi kasu läks. Samas see suured etapid võiks mul olla ikkagi enam-vähem paigas kuni lõpuni. Et siit ei saagi võtta seda, et ma ütlesin, et lõpuni ei ole mõtet planeerida,
kindlasti on. Jällegi see FTX-i näide, kui meil on situatsioon seal, et pead pantvangi näiteks vabastama, siis tihti need meeskonnad lähevadki, et nad lähevad ülesannet täitma, saavad oma ülesande nii-öelda kätte, saavad selle hea inimese päästavad ära. Aga mis edasi saab? Kuidas te koju tagasi jõuate? Ehk siis on mõistlik planeerida ikkagi lõpuni ära kõik projektid, aga ärge minge väikeste detailidega lõpuni. Jätke endale neid pausi tegemise kohti ja planeerige need sisse. See on üks olulisemaid asju, et kui teil ei ole paindlikkust seal sees, siis tõenäoliselt olete midagi valesti teinud. Me kutsume neid taktikaliseks pausiks. Et kui midagi muutub, olukord muutub, siis ma võtan pausi, ma räägin oma inimestega, nii-öelda nagu debrief või ma siis korraks küsin, et kuule, kuidas meil läheb päriselt? Mida te seal nägite? Mis te seal nägite? Ma võtan korraks selle info kokku. Vajadusel ma annan tagasiside, eks ma räägin neile, kuidas neil läheb. Ma küsin tagasi, kuidas minul läheb. Ma lasen nii-öelda igal osapoolel panustada jälle ja kui vaja, ma teen järgmise etapi ümber. Neid taktikalisi pause vahel on vaja teha lihtsalt ja nii-öelda planeerin sisse, aga kindlasti on neid vaja siis, kui olukord järsku muutub. Ehk siis jällegi toon FTX-i näite, me toome sinna stsenaariumitesse sisse muudatusi. Tuleb mingi uus info, tuleb nii-öelda täiesti olukorda muutev situatsioon. Ja siis ongi hea võimalus osalejatel õppida, et mida nad teevad sel hetkel. Ja see on hästi oluline võtta juhid kokku, võtta kogu meeskond kokku, jagada uut infot ja siis minna edasi, eks ju. Kuidas ma saan vältida seda, et ma ei läheks sinna detaili? No, paraku see on üks asi, mis tuleb läbi kogemuse. Ja ei saa öelda, et seda on võimatu kohe teha nagu noored või kogenematu juhile õigesti. Muidugi on, see võib väga hästi välja tulla. Loomulikult me ju teame, mida me teeme, me tahame head, aga paratamatult seda tegelikult õpitakse päris pikalt. Ma saan tuua oma näite, et Kaitseliidu koolis ma õpetan planeerimist ja otsuse vastuvõtmist staapidele ja see kursus on 10 nädalavahetust. Ehk siis 10 täis nädalavahetust, nad tulevad sinna ja nad õpivad muidugi kaitseväe planeerimisprotsessi, ehk siis väga detailset protsessi. Ma võin sellest ka lühidalt rääkida, et me teeme sellest ka tsiviilettevõtetele, organisatsioonidele samasuguseid probleemi lahendamise päevi või niisuguseid workshop'e. Ja seal me oleme natukene lihtsustanud neid etappe. Ja seal me kasutame 5 põhilist etappi, ehk siis esimene on ülesande saamine, peale seda tuleb ülesande analüüs, peale seda tegevuskavade väljatöötamine, siis tegevuskavade analüüs, ehk siis sõjamäng ja viimane otsus ja plaani formuleerimine. Ja see on just oluline, et alguses on need 2 etappi, et me alguses saame üldse ülesande, kui me saame aru, et meil on probleem. Ja teiseks, et me analüüsime seda probleemi. Hästi tihti me saame aru, et meil mingi probleem on, või meile tundub, et mingi probleem on, siis me kohe hakkame seda lahendama. Ehk siis me hüppame sinna täideviimise juurde või heal juhul me hüppame 3. etappi, mis on siis tegevusvariantide väljatöötamine. Aga kui me ei ole lõpuni päriselt aru saanud, mis selle probleemi nagu tuum on, mida me lahendame üldse, siis on suur oht, et me hakkame tegema valete asja. Ehk siis selles esimeses etapis üks ülesande saamine, me peame tegema nii, et kõik selles meeskonnas, ja ma just räägin ka tegelikult, et meeskonnaga planeerimisest, mitte ainult üksi planeerimisest. Ma pean tegema kõigile selgeks, mida nad tegema hakkavad, mida me lahendama hakkama, mis meil üldse see suur eesmärk on, mis see suur kavatsus on. Ja peale seda igaüks neist läheb nii-öelda oma valdkonda ja mõtleb, kuidas tema saab selle probleemi lahendamisse infot juurde anda. Ehk siis teine punkt on see ülesande analüüs. Igaüks mõtleb, mis need reeglid on, mida me täitma peame, mida me tohime teha, mida me ei tohi teha, mis ressursid meil kasutada, mis inimesed, kui palju aega on, eks hästi oluline. Kõik need väiksed detailid peavad tulema kokku, sest eriti kui me suuremast meeskonnast tegutseme komplekssed organisatsioonid, üks inimene ei suuda kõige peale mõelda. Ma ei tea, turundus, müük, arendus, kõik lisaasjad.
ma ei suuda kõike arvestada ja tihti tegevjuhid või niisugused juhtkonnad teevad üksi neid otsuseid. Selle asemel võiks kõik osakonnajuhid kaasata. Ja sellega mul endal väga palju head kogemust just, et kui ma olen need inimesed kaasanud, eks ju, ma olen päriselt nad pannud tööle selle suure plaani tegemisse ja siis plaanid tuleb palju paremad ja nad saavad endast aru. Kui me jõuame sellesse kolmandasse etappi, ehk siis tegevusvariantide väljatöötamine, seal on ka oluline. Meile väga tihti tundub, et okei, ma saan sellest probleemist aru, mul on kogu info olemas, mida ma saan kasutada, eks ju, mida mul vaja on. Selge, ma tean, mida teha, sest ma olen ju ekspert, ma olen juht, eks ju. Aga probleem on selles, et võib-olla saaks kuidagi teistmoodi, sest väga tõenäoliselt ma kasutan mingit asja, mida ma olen juba teinud. Seda nimetatakse, et ma valmistun eelmiseks sõjaks. Ja see tundub mulle täpselt sama, ma tegin eelmine kord samamoodi, eks ju. Aga tegelikult ma ei tea, kas see eelmine kord töötas sellepärast, et mul vedas lihtsalt. Või see töötas sellepärast, et ma päriselt tegin õiget asja, eks ju. Ja väga hea oleks, kui te juba kaasate inimesi, siis andke neile võimalus välja mõelda midagi uut. Andke neile võimalus välja mõelda mingi uus tegevusvariant. Ehk siis ideaalis ma võiks jagada selle meeskonna 2 või 3 gruppi ja anda neile ülesanne vaadata seda probleemi natuke erineva vaatenurgal. No, kas või see, et me ise hakkame tegema nüüd seda ettevõtte järgmise aasta plaani. Tõenäoliselt üks tegevusvariant tuleb meil niimoodi, et mis siis, kui meil on 100 000 eurot rohkem? Või mis siis, kui raha oleks üldse küsimus? Kuidas me siis selle lahendaks, eks ju? Sealt võib tulla nagu mingid mõtteid, mis on tegelikult väga hästi rakendatavad, eks ju, mille peale me muidu ei tuleks. Ja kui need esimesed 3 on ära tehtud, eks ju, see, et ma saan aru, mida ma lahendama hakkan, mul on kogu info olemas ja ma olen mõelnud neid variante, kuidas seda lahendada, siis äärmiselt oluline on seda ka natukene analüüsida päriselt. Ehk siis need what if'i. See on mõnes mõttes nagu riskianalüüs, ehk siis ma mõtlen, et mis võib minna halvasti. Miks see plaan ei tööta? Ja igaüks sealt tiimist või sealt meeskonnast peab saama sinna kaasa rääkida, sest igaüks saab oma valdkonnast jällegi öelda, kuule, minu arvates see plaan ei tööta selle pärast. Aga kui juhtub see, mis me siis teeme? Aga kui juhtub see, mis me siis teeme, eks ju, ja nii edasi. Ja mida rohkem ma neid aga kuisid läbi mõtlen, seda parem tegelikult. Miks? Sest kui need asjad ka päriselt juhtuvad, siis see, kes selle juhi positsioonis parasjagu on, tal on juba, mul ju see arutelu oli ära, ma sain selle mõtte ja ma tean, et kuidas sellega edasi minna, eks ju. Ma tean, kuidas seda lahendada. Ja see on äärmiselt hea tunne, kui sa oled seal sellises nagu nii-öelda lahingjuhi positsioonis, sul olukord muutub ja ma tean täpselt, mida teha, sest mul on juba eelnevalt see läbi arutatud. Ja igal juhul see plaan saab tugevamaks, kui ma suudan tuvastada need nõrgad kohad. Ja siis on see 5. etapp on väga oluline see, et otsusta ära, mida sa teed. Ehk siis nüüd tuleb see juhi roll, et muidu võib olla demokraatia, muidu võib olla kõik mis muud asjad, eks ju. Ja arutelude kaasamine, aga lõpuks on juhi vastutada see, mida me tegema hakkame. Ja juht peab ütlema, et väga head mõtted, aga nüüd selle põhjal põhjendage ära ja otsustage. Ja nüüd on ka see hetk, et peale otsust peab olema võimalus veel detaile lisaks planeerida. Aga nagu ma enne ütlesin, ärge minge sellega liiga väiksetesse etappidesse. Väiksed etapid on head, nad annavad väiksed võite, nad annavad neid rahulolu neid etappe, et sa saad kiita meeskonda väga hea, me jõudsime sinna, me saime sinna, saab motivatsiooni üleval hoida. Et mul on ainult see, kes on lõputööd kirjutanud endal või sellist mingit suurt projekti kirjutanud, et kui mul on kogu aeg see, et issand jumal, ma pean selle 40 või 60 lehekülge täis saama, siis tundub võimatu. Aga kui sa hakkad väikestest lehekülgedest, siis see on palju lihtsam, eks. Aga ilmselgelt olukord muutub pidevalt ja see üleplaneerimise oht on ikkagi äärmiselt ohtlik. Sest sellel hetkel, kui ma tean, mida ma tegema hakkan, siis hakka seda pigem tegema. See on see default aggressive nii-öelda, et ole vaikimis agressiivne. Sul on probleem, sul on plaan olemas, hakka seda tegema. Jällegi, ma ei tea, mul täna tulevad need FX-i näitadest palju, aga kui ma maastikul saan aru, mida ma tegema pean, siis tee see ära. Mis sa enam arutad või mis sa enam ootad ja kui sa näed, et juht ei saa aru sellest, siis räägi talle uuesti. Kui mina ju saan aru, siis see on õige, eks ju. Või juhil on mingi põhjus, miks ta seda aru ei saa. Siis on vaja sellest rääkida, on vaja arutada. Kui on vaja, siis on ka vaja juhtimine üle võtta ja need asjad lihtsalt ära teha. Et olge agressiivsed probleemide lahendamisel
tehke asjad ära. Ja tihti see on palju mõjusam kui see, et ma istun ja planeerin ja mõtlen ja kõike muud. Paraku täpselt sama on igast trenni tegemistega, uute nende algatustega. Ma tahaks alustada ettevõtet, ma ei tea, kas tasub ikka, aga tee ära, hakka tegema, sa oled juba sammuks edasi. Mul on uus info, mul tuleb uus kogemus, ma saan sealt järjest edasi minna. Ja see on ikka äärmiselt tõhus, kui te päriselt hakkategi probleeme lahendama niimoodi, et ei tegele lõpmatuseni planeerimisega, vaid teete asju ära. Nii, minu idee sai otsa, mis ma tahtsin katta. Remo, ole vaata, kas seal on küsimus tekkinud, mis ma ei ole katnud. Ma lisan ühe asja juurde. Ehk siis üleplaneerimine kui selline asi on hea siis, kui sa saad harjutada ja teha trenni või nii-öelda treenida ennast. Ehk siis kui sa treenimise ajal üleplaneerid ja mõtled iga väiksemagi detaili läbi ja sa seda näiteks execute ima pead ja sul on võimalus teha sellist asja lihtsalt sellepärast, et harjutada, siis harjutamise puhul on hea läbi mängida käia kõik detailid, sest et siis sul tekib arusaam sellest, mismoodi see protsess üldse töötab. Nüüd, kui sa seda reaalselt võtad, siis meil samamoodi mõned plaanid, mis me pidime tegema eelnevas üksuses, me võtsimegi kõik detailid kuni pulkadeni lahti, harjutasime selle läbi, mis iganes, aga nüüd, kui me hakkasime päriselt tegema päris operatsioone, siis planeerimisprotsess muutus palju lühemaks. Aga seda oli võimalik tänu sellele, et meil oli hästi palju oma protseduure kindlaks pandud, ehk siis me kõik teadsime, mida mingisuguses ruumis teha, mida teha sellises olukorras, sest meil oli oma protseduur, mis aitas meil nii-öelda vähema planeerimisajaga need asjad ära teostada. Ja lisaks, kuna me olime nii palju planeerinud, siis meie peas erinevad detailid tulevad välja, sest sul on hästi palju kogemust. Ja sa saad lihtsalt kompenseerida sellega, et sa vähem planeerid. Mida suurem on su kogemus, seda vähem sa pead nii-öelda planeerima. Mida vähem on sul seda kogemust, näiteks sa tahad planeerida, et ma lähen mingit keynote'i tegema või mingisugust tundi läbi viima, siis seda ettevalmistust või seda planeerimist sa saad väga palju ära teha tänu sellele, et sa oled kindlastes raamides ja sa tead, mis tuleb ja sul ei tule seal väga palju ootamatusi. Milleks sa ei saa planeerida, on need olukorrad, kus sa lähed keskkonda, kus sul on kriis ja sa täpselt ei tea, mis saama hakkab, sest siis ei ole mõtet üle planeerida. Aga harjutamise mõttes tegelikult see annab väga hea põhja sulle, kui sa mõtled kõik suured detailid võimalikult palju läbi ja siis sa saad ka aru sellest balansist, et kui palju ma siis üle planeerisin. Ehk siis igaüks lõppkokkuvõttes peab ise aru saama, mis on tema jaoks üleplaneerimine, mis on alaplaneerimine ja ainukene viis, kuidas seda nagu võtta, ongi lihtsalt proovimine. Ehk siis ma proovin ühe korra, sain aru, et me tegelikult planeerimisime üli palju ja see ei töötanud. Ehk siis igas organisatsioonis, igas protsessis tegelikult saate ise peate sellest aru saama, mis on teie jaoks üleplaneerimine, alaplaneerimine. Mis asjad peab kindlasti alati üle käima, mis asju ei pea üle käima. Ja see on hea point, see mulle meeldib see harjutamise osa. Tõesti, see võib-olla tuleb ka paralleel sellega, et ma pean aru saama, mis situatsioonis ma olen. Et eraettevõttes me tihti ei harjuta neid asju, eks. Me teeme kogu aeg, töö käib, tootmine käib, arendus käib, pidev selline protsess. Aga mingid hetked on ikka, kus mul on natuke rahulikum. Ja võt see on see hetk, kus ma võiks mõelda oma etapi nagu rohkem läbi oma töölõigu, et mida ma praegu teen, kus ma siin saaks efektiivsemalt. Ja üks ettevõte, kellega ma koostööd tegid väga ägedalt sellised nagu, äkki nad kutsusid kaiseniks seda vist. Et nad võtsid töölõigu ja nad mõõtsid iga detaili seal ära, nad võtsid, fokusseerisid nii-öelda, eks ju. Ja siis nad proovisid seal saada siis, ma ei tea, 10% väiksemaks selle aja või kulu, eks ju, või 20% või nii palju kui saab, eks ju. Ja nad tegid niimoodi süsteemselt, ehk siis nad võtsid endale aega keskenduda, nad võtsid endale aega üle planeerida. Ja see on jumal okei, nagu vahel niimoodi teha, mõelge need asjad läbi, kus te saaks seda teha. Aga vaat siis, kui see tempo läheb peale, siis ma ei saa, siis mul ei ole selleks aega, eks. Ma pean pigem võtke 2 etappi korraga või mõistlik arv, et ei kaoks see nagu, jah, see jälle üleplaneerimine, eks, et ei kaoks üleplaneerimine ära, et teil kaoks ära see oht, et te mõtlete nii palju ette, et see nagunii muutub plaaniga. Nii, mõned küsimused siin on eelnevalt kirjutatud, ehk siis Kadrian küsib, kui oluline on üldse plaan ja mille kohta peaks kindlasti olema plaan. Ja ma loen lõpuni veel, kui kõik on plaanitud,
kas siis ei teki ohtu plaani kinni jääda ja head, aga planeerimata võimalused maha magada? Ehk siis esimene... Selle kohta, see on see taktikaline aus. et täpselt nagu ma pean vaatama, kui olukord muutub, kui info muutub, siis mul peab olema võimalik plaani muuta. Kui see ongi seesama dilemma, et kui palju ma siis ette planeerin ja mida ma planeerin. Et kui ma mitte midagi ei planeeri ette, see on see, millest ma alustasin. Siis mul on väga raske jõuda sinna kohale. Mul väga meeldib see Stephen Covey räägib sellest, et see tema 7 harjumuse raamat teine harjumus on just see, et saa aru, mida sa teed. Saa aru, miks sa nagu inimesena teed seda, mida sa teed. Et ma võin öelda, et see, et meie siin arutame neid asju praegu, aitab tegelikult mind edasi. See, et mina pean kõva häälega välja rääkima enda et planeerimise dilemmad ja see, kuidas ma käsitlen planeerimist, kuidas ma mõtlen planeerimisest. Ja enne seda ma teen näited, ma planeerin oma selle foorumi kõne, ma planeerin seda, see aitab mind tegelikult paremaks juhiks. Ehk siis läbi selle, kui teie mind ka kuulate, et küsimusi küsite, ma saan veel paremaks juhiks. See on see, miks mina seda teen. Aga kui teie ei tea, mille pärast midagi teete, väga raske on seal jõuda nagu paremaks või jõuda eesmärgile. Ja probleem on selles, et ei jõuate kuhu ikka. Ega see nagu elu läheb edasi. Aga te võite jõuda sinna kohta, kus te vaatate mingil hetkel, et see ei ole see elu, mida ma tahtsin, eks ju. Ehk siis ärge elage elu, mis teile peale surutakse, vaid otsustage ise, mis te teete. Ma vastaksin esimesel poolel veel selliselt, et plaan on oluline. Aga plaan sõltubki sellest, milline teie ülesanne on ja mida te peate lahendama. Et kui me peame minema tooma pangiga kaevust vett, siis te võite teha selle jaoks plaani, mõelda hästi palju detaile. Ja kuna see olukord tõenäoliselt väga palju ei muutu, siis te lähetegi sinna ja võtate oma pangi vett ja toote selle ära. Samas, kuna meil inimestel on väga palju kogemusi minna pangiga tuua vett, siis ma ei pea üldse plaani tegemagi, see tuleb minu kogemusest ja ma saan sellega väga hästi hakkama. Ehk siis mida keerulisem lisaks siia veel selle, et kui mida uuem on olukord, seda olulisem on planeerimine, et ma vähemalt üritan mõelda, et kuidas ma seda asja nagu lahendama hakkan. Ja seda rohkem ma pean ka paindlikkust jätma. Tundub loogiline, eks ju. Aga ilmselgelt, kui mul on uus situatsioon, uus olukord, kuhu ma lähen, siis seda paindlikkust on tunduvalt rohkem vaja. Siis kui kõik on plaanitud, kas ei teki ohtu plaani kinni jääda ja head, aga planeerimata võimalused maha magada. Et loomulikult on alati oht kinni jääda ja mida detailsemalt me planeerime, seda võib-olla suurem see oht on, sest et me ju tegime nii palju tööd ära ja kuna nüüd meil plaan muutus, siis me tahame ikkagi, et seda vana plaani minna, aga see on juba juhi koha pealt kontrollida seda. Et tegelikult plaan muutub ja me peame arvestama sellega, et plaan muutub põhimõtteliselt kohe siis, kui me hakkame seda teostama. Mida keerulisem ja mida uuem see olukord on, seda tähtsam on jääda plaani mitte kinni, eriti kui olukord muutub. Ja planeerimata võimalused maha magada, see tähendabki seda, et sa ei ole piisavalt detached ja sa ei jälgi suurt nii-öelda pilti. Ehk siis sa ainult fokusseerid sellele ühele asjale, sellele ühele eesmärgile ja lõppkokkuvõttes sa magadki maha kõik võimalused, mis sul kõrval avanevad ja selle jaoks tuleb kuulata oma meeskonda, et mida keegi oma vaatenurgast näeb ja siis on vaja vastavalt sellele adjustida. Siis siin on veel üks küsimus, kuidas aru saada, et olen üle planeerimas ja mis selle vältimiseks teha? No üle planeerimiseks ilmselt sa ise tunned, et sul tekib alati, kui ma midagi planeerin, siis on võimalik aru saada, okei, kui ma pole mitte kordagi jõudnud selle asja ellu viimiseni ja mul ongi vaja see pangiga vesi sealt kaevast tuua ja ma olen ainult planeerinud ja mõtlen, et okei, see aeg, mis ma planeerisin versus see aeg, kui palju mul läheb aega nüüd selle plaani täideviimiseks on juba suurem kordades, siis küsimus ongi selles, et kumba on efektiivsem. Aga kokkuvõttes, nagu ma enne ütlesin, siis igaüks oma plaani juures peab sellest ise aru saama. Ehk siis see, mis ma eile rääkisin oma enda plaanide tegemise juurest. Ehk siis selle juures ma ise olen leidnud endale oma balance'i selle osas, et kui palju minu jaoks on üle planeerimine. Aga kokkuvõttes, kui see on õppimise protsess, siis ma alati õpin sellest midagi. Ehk siis ma saan aru, kas ma planeerisin üle või mitte. Ehk siis see on jällegi siuke praktiline katse-eksitusmeetod, mille abil on võimalik siis selgitada välja seda, kas ma
olen üle planeerinud või mitte. ja selle, kuidas seda vältida, siis me peamegi suutma olla olukorrast lahti ühendatud. ehk siis plaan läheb käima, siis ma pean nägema, suutma astuda sammu tagasi, ühendada ennast sellest olukorrast lahti, et näha neid muutusi, mis tekivad ning vastavalt sellele siis reageerida. et kui me sealt lahti ühendatud ei ole ja me oleme selle probleemi sees ja selle plaani väga südames, siis ega ei saagi väga hästi vältida. kuidas hoida planeerimine lihtne ja konkreetne? ehk siis selles mõttes kokkuvõttes tuleb alustada sellest, et on arusaadav, mis on eesmärk. Mismoodi saab hoida planeerimist lihtsana, on see, et sa oled läbi mõelnud, mis on prioriteedid, sul on mingisugune checklist, mingisugune kindel struktuur, mille järgi sa planeerid. ja mida rohkem sa seda planeerimisprotsessi teed ja teiste inimestega tagasisidet saad, siis sa saad teada, kas see oli lihtne protsess, oli see keeruline protsess. ja mis teeb plaani lihtsaks, on see, et kõik saavad sellest aru. kui kõik inimesed minu meeskonnas saavad aru, kõik osakonna ülemad saavad aru, mismoodi mingisugust uut muudatust peab oma meeskonnale hakkama sisse viima, siis kui tema sellest aru ei saa ja tema on ülem, siis tema seda läheb oma meeskonna edasi viima seda sõnumit, siis on väga suur tõenäosus, et tema meeskond ei saa ka mitte midagi aru. eks tegelikult mul endal on olnud siuke olukord just hiljaaegu, kus tehti üks suur muudatus, kus oli vaja kirjutada erinevat moodi raport selle jaoks, et saada osakondades erinevaid ressursse. ja kokkuvõttes see info, mis jõudis nii-öelda siis nende inimesteni, kes neid raportid pidid tegema, siis nendel tekkis hästi palju küsimusi, kuna neid ei olnud kaasatud sellesse protsessi, vaid lihtsalt öeldi, et davai, nüüd on meil uus protsess ja hakake seda täitma. Keegi ei saanud aru, mille jaoks seda vajalik on. Teooriast said aru, aga hakati kohe sellele vastu võitlema, sest et see inimene või ülem, kes selle informatsiooni alla tõi, tema ise saanud sellest täpselt aru, mismoodi, miks seda vaja oli. Ehk siis ülihea on see, kui inimene, kes toob selle know-how, kui tema sellest aru ei saa, siis see plaan ei ole piisavalt lihtne. Ja kui te ei suuda seda kommunikeerida edasi oma meestele võimalikult lihtsalt, siis ja tuleb pushback ja sul on, su käest küsitakse küsimusi, millele sa vastata ei oska, siis järelikult need on head indikaatorid sellest, et midagi oleks valesti kommunikatsioonis ja selle lihtsuses. Ja viimane küsimus, mis siin veel on siis, miks me planeerime üle, Martin? Ma mõtlen, kas me oleme seda rääkinud juba praegu? Ei, Üks on hirm. Hirm või soov olla väga, väga hea selles, mida me teeme. Me ei taha eksida, eks. Me tahame, et meie plaanid õnnestuksid. Sa panid näpu mikrofoni ette või midagi siukest? Me teeme kõik selleks, et see nagu... Ütles midagi. Lase edasi. Teeme kõik selleks, et me ei eksiks, tähendab, et me planeerime iga detaili, me tahame arvestada igat riski ja me tahame igat riski maandada nii palju kui võimalik. Aga see ei anna kokkuvõttes tulemust, sest see info selleks ajaks, kui see risk võib juhtuda, see on nii palju muutuda, eks ju. Ja paraku see õnnestumise soov on meil kõigis olemas, eks ju. Me tahame, et meil läheks hästi ja selles ei ole midagi halba, eks ju. See viib meid edasi. Aga jah, paraku selle peab tegema mõistlikkuse piirides nii-öelda. Me ei saa lõpmatuseni jääda planeerima. Me ei saa lõpmatuseni lihtsalt valmistuda. Hakake tegema. Tegutsedes õppime kõige rohkem. Ma ei saa siin autos istudes õppida, kuidas sõita. Auto on pargitud, eks. Ma pean päriselt hakkama sõitma. Pean päriselt eksima. Ma pean andma võimaluse endale õppida. Täpselt samamoodi igal pool, eks ju. Laps õpib jalgrattaga sõitma, ma pean ta lahti laskma. Laps õpib ujuma, ma pean ta nii-öelda laskma tal endal ujuda, eks ju. Ei õpi muidu ja samamoodi juhtimist saab õppida ainult siis, kui ma päriselt juhin, eks ju. Võtke endale vastutus, võtke endale juhi roll, isegi siis, kui teil ei ole seda positsiooni. Alati on väikseid kohti, kus harjutada juhtimist, kus teha mingi väike ettekande, kus mingisugune küsimus küsida, eks ju. See on kõik juhtimist, et on juhtimisoskused. Harjutage juhtimist, harjutage planeerimist. Leidke endale see tasakaal ja täpselt see viibki meid võidul. Mul on veel üks küsimus tekkinud. Ehk siis, kummale tugineda rohkem? Kas varajasemale kogemusele või planeerimise jooksul selgunud faktidele ja võimalikele oletustele? Ma arvan, et see läheb kokku selle, me valmistume eelmiseks sõjaks teooriaga. Paraku, kui me valmis senikaua, kui meil on see varasem kogemus juhib meid ainult.
siis me jääme kinni vanadesse asjadesse. Ja me jõuame lõpuks sellele kõige ohtlikumale ütlusele, mis on igas ettevõttes, et me oleme kogu aeg niimoodi teinud. Me ei hakka seda ju muutma. Jah, see on õige kuni mingi piirini ja igat tükest uut tuult, me ei saa olla nagu tuulelipp, et ma kohe nagu muudan oma põhimõtted, muudan oma ma ei tea, struktuure kogu aeg, kui mingi jälle uus koolitus tuleb või mingi uus teema tuleb. Sellepärast mulle ka see kogu see ülima vastutuse raamistik hullult meeldib, et ta ei lähe konflikti ühegi teise põhimõttega. Mina ei tea veel, ma ei ole leidnud sellist. Ta toetab ükskõik, mis juhtimispõhimõtted teil juba on. Lihtsalt võtke seda vastutust veel nagu tõsisemalt, keskenduge nendele juhtimisprintsiipidele ja see viib võidule. Seal ei ole niisugust asja, et te läheksite vastuolu millegagi, eks. Ma lisaks veel seda, et oletuste peale nagu minna alati keeruline. Kui meil on kindlasti mingid uued faktid, siis neid tuleb arvesse võtta, sest et muidu miks meil üldse see info sisse tuleb, eks me peame arvestama sellega, kuhu nüüd minna. Nüüd see kogemus, varasem kogemus, see kindlasti aitab hästi palju kaasa. Ja küsimus on ka selles mõttes, et mida me tahame saavutada, kas me tahame vältida vigu või me tahame vigadest õppida. Kas see keskkond, kus me seda vea nüüd teeme või mida me planeerime, on nüüd treening, on see nüüd kõige kõrgema väärtusega olukord, mis meil üldse tekkinud on. Ehk siis mida keerulisem olukord, seda rohkem tuleks minu arvates jääda nagu sihukese basic'u juurde, mis on baasasjad, sest et mida suurem on kriis, seda rohkem me peame kasutama basic lähenemisviise. Ja kuna ükski plaan lõpuks paika ei pea, eriti kui see on selline, ma ei tea, sõjaväes kusagil rindel või kus iganes kohas, siis hästi palju ikkagi kogemuse pealt saab otsuseid teha. Aga planeerimise juures tasub ikkagi kokkuvõttes kasutada täpselt ära seda aega nii palju, kui sul on. Ja ka planeerimise juures on oluline varasem kogemus. Ehk siis sa tead, millised osad sellest plaani juurest võib-olla üldse ei olegi vajalikud. Ehk siis millele kõige rohkem keskendutakse enamus olukordades on see teostusosa, mis annab kõige rohkem efekti, et kõik saaksid aru plaani juures olekul, mida me sinna objektile oleme tegema. Sest see on tegelikult selle planeerimise juures üks olulisemaid nii-öelda plusse. Eks kui me teeme tiimiga plaani, siis kõik saab plaanist aru. Nad saavad aru, miks mingi asi ei pruugi töötada, miks mingi asi ei pruugi töötada, sest et nad on olnud selle wargame'ide erinevate asjade juures. Ja juhi otsus selles mõttes kokkuvõttes ongi ikkagi seal maastikul, kui mitte mingisugust väga suurt muutust ei ole, siis tuleks ikkagi lähtuda sellest baas SOP-st või protseduurist. Ehk siis mingisugune väga oluline põhjus peab olema selle jaoks, et muuta nüüd meie baasasja, meie baasprotseduuri millekski muuks. Need olukorrad on olemas, aga selle jaoks peab olema ikkagi väga suur tungiv põhjus, sest et need baasprotseduurid on ju millegi jaoks välja mõeldud. Ühe fakti. Või mitte fakti, ühe mõte, mis sul ka läbi käis. Et kui see uus info tuleb, eks ju, et kas see on siis eeldus või fakt, eks ju. Aga kui see on päriselt fakt ja see tuleb kellegi minu nagu meeskonna liikmed ja ma ei võta teda kuulda, siis miks mul see inimene üldse on siis? Või miks kui ma küsin oma nagu meeskonnalt sisendit, aga ma ei täida seda, ma teen ikka, ma jään kindlaks oma kogemusele, mul on see, meil plaan oli niimoodi, me peame tegema niimoodi. Miks ma üldse küsin siis? Siis ei olegi mõtet küsida, siis tee oma asja ja suru seda peale. Paraku see jõuab mikromanageerimiseni tihti või ma pean väga palju nägema vaeva, et oma plaani maha müüa teistele. Kaasamine on võti kindlasti. Ja, sest kõik saavad ühtemid aru, kõigil on võimalus kaasa rääkida ja see on kogu selle pandeplaan, mitte selle ülema plaan. Ja planeerimise juures olla see ise see ülem ja hoida ennast tagasi niimoodi, et kõik ülejäänud inimesed räägivad, arutavad, räägivad kõik need head pointid välja, see arutelu on väga hea. Ja siis sinul ülemana on võimalik olla ka see taktikali geenius, kes tegelikult kuulis, mis räägiti ja tema üles on võtta välja need briljantsed kuldmunad ja öelda täpselt need samad asjad välja, mis inimesed tegelikult välja tõid. Ja lõppkokkuvõttes sa mitte ainult ei paista välja, vaid sa räägidki ainult olulist asjadest. Ja lõppkokkuvõttes on see sinule hea ja ka meeskonnale hea. Ja sa tõstad enda usaldusväärsust. Nii, aga rohkem meil hetkel igal küsimusi pole. Minu meelest. Mis on ikka? Kuule väga äge. Suured tänud, kes kuulasid ja kes homme Tallinnas on, tulge Impact teile.
Põhjala tehases. Me oleme sellepärast kohal osalejatena. Ja väga nii-öelda tõotab tulla äge üritus just sellepärast, et nad tahavad päriselt maailma muuta. Nad tahavad maailma teha paremaks. Ja eks me omalt poolt üritame ka kaasa aidata, et just juhtimiskultuuri paremaks teha ja päriselt teid kõiki aidata arendada ja iseennast arendada selle käigus. Suured tänud ja ilust õhtut kõigile. Davai, tšau. Oota, paneme endiga.